Kaua aega tagasi oli ühes sügavas metsas küla, kus elasid pisikesed olevused. Nad hüüdsid ennast smurfideks. Nemad olid head. Siis oli veel kurivõlur Gargamel. Tema oli halb. Ma vihkan smurfe. Ma saan su kätte. Saan teid kõiki kätte, kui see jääks ka minu viimaseks teoks. Ma saan su kätte. Ma leian teie küla üles. Te veel kahetsete. Mets on ikka samal kohal ja kui te veel kuuletate, siis võite kuulda Gargameli märatsemist. Ja kui te olete head, võite vilksemisi näha ka smurfe. Leidsid midagi, Jönn? Ei midagi, papa Smurf. Põud on kõik ära kuivatanud, papa Smurf. Terves metsas pole mitte midagi süüa. Ilueedi ja Kobakäpp on ikka veel otsimas. Äkki nemad leiavad midagi. Ma loodan. Heldeke, Ilueedi. Kui me kiiresti süüa ei leia, siis jäävad kõik smurfid nälga. Nälgimise üles on hea see, et see toob mu kaunid põsesarnad esile. Ja su ribid ka. Sul on õigus. Kobakäpp, mida me küll nüüd teeme? Peame lihtsalt edasi süüa otsima. Oi, ta tahab, et me selle vastu võtaks. Aitäh, aga me ei saa. Jaa, sul on ju omal pojakesed kodus. Olgu siis, kui sa just peale käid. Aitäh, proua orav. Lõpuks ameti toit. Hakkame sööma. Aga teised smurfid? Õigus küll. Peaks seda nendega jagama. Lähme. Kobakäpp, äkki võiksime oma osa kohe ära süüa? Ole rahulik, Ilueedi. Küla on ainult kiviviske. Ära muretse, ma toon selle ära. Ta on kadunud. Kobakäpp, oled sa terve? Jaa, aga meie tammetõru veeres sinna alla. Me peame selle ära tooma. Asriel, ära udu. Neil on söök otsas, nii et peame seda limalurri sööma ja rõõmsad olema. Neetud kasvane. Sellel supil pole häda midagi. Näed? Võib-olla sa lima tõesti natuke liiga palju. Me oleme hukule määratud, Asriel. See oli meie viimane söögiras kogu metsas. Pea nüüd kinni. Metsas on veel süüa. Ja väikesed sinised kommid nimega smurfid. Nad on näljast nõrgad, nii et neid peaks olema lihtne püüda. Ilueedi, vaata! Smurfin aeg, toit, hunnikute viisi toitu. Lähme ütleme papa Smurfile. Papa Smurf! Me leidsime süüa, palju süüa, terve koppa täies süüa. Ja kõik on külmunud. Nii, smurfid, võtke oma kaevamistööriistad ja mõned anumad. Selles on midagi tuttavat, kui mul ainult meelde tuleks.
smurfikesed, onu Gargamelil on teile tore üllatus. Tulge välja, kus tega ei oleks. Kui ma neid varsti ei leia, olen liiga nälja neid edasi otsida. Ai! Ahaa! Ma tean, et teil on seal üleval veel pähkleid. Ja ma olen näljas. Vaata kõiki neid pähkleid, Azrael. Me rostime need lõunaks ära. Ükski kondine orav ei pääse meie käest. Võib-olla peaksin ikkagi smurfijahi juurde jääma. See pole tervisele nii kahjulik. Siin see ongi. Kuhjaga süüa. Hästi tehtud. Suurepärane leid. Hakkame kaevama! Jaa, laseme käia. Kõht on nii tühi. Kui mul ainult meenuks, miks see nii tuttav tundub. Tahan juba seda suurt punast õunas viia. Ja seda apelsini. Ja neid smurfikaid. Ja seda seasõrga. 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 No, kellegi sõrg see igatahes on. Seal on midagi. Meelde tuli. On üks vana smurfilegend hiiglasest, kes varastas kõikide smurfide toidu ära. Isekuse karistuseks külmutati hiiglane koopasse, nii et ta ei jõudnud marjagi süüa. Kõik jääb külmunuks, kuni päike paistab selle põlutud teemandi peale ja murrab nõiduse. Aga siia ei paista ju päike kunagi. Me ei saa kunagi süüa. Pidage, meil võib üks võimalus olla. Papa Smurf, mis oleks, kui... Osableb, sa oled geenius! Hea küll, Ilueedi, anna oma peegel. Niimoodi. Ma ei saa aru, Azrael. Letsatest smurfidest pole kuskil lõhnagi. Oleks nagu maal vajunud. Mis see siis on? Smurfide peegel. Ka mina haistan neid, Azrael. Ja seekord on nad meil lõksus. Veidi paremale, Smurfina. Natuke üles. Nüüd vasakule. Nüüd paremale. Veidike üles. Valmis. See töötab. See töötab. Täna õhtul sööme nagu smurfid. Söök! Terve mägi süüa! Kõige himelisem kalliskivi, mida ma kunagi olen näinud. Lämma. Ma ei jaksa ära oodata. Ma vihkan ootamist. Aitab küll, smurfid. Lähme. Aga me alles alustasime, Papa Smurf. Söödik? Jah, Papa Smurf. Üllatus! Gargamel! Lase meid välja, Gargamel. Või sind ootab veel suurem üllatus. Ära ähvarda meid, pisike ussike. Mina olen nüüd boss. See kõik kuulub mulle ja ainult mulle. Kõigepealt ma rõõmustan oma uue kalliskivi üle. Siis naudin oma uut toitu. Väga hea. Ja teid jätan ma magustoiduks. Minu söök. Ma ju hoiatasin sind, Gargamel. Teie söök on siin, härra hiiglane. Ma tegin ainult nalja. Pole naljakas. Ei üldse mitte, pole nõus. Aga see oli kõik nende mõte. Nemad hiilisid siia sisse, varastasid kogu selle söögi. Mina teie asemel annaksin neile korraliku õppetönni. Head aega siis. Põgeneme. Me ei saa.
Smurfliit on tee peal ees. Nüüd peate teie tasuma. Seis, hiiglane. Sa ju tead, mis juhtus, kui sa eelmine kord isekas olid. Ja sa ju ei taha, et see uuesti juhtuks. Teate mis? Ma jagan toitu teiega. Nõus? Nõus? Lähme, Smurfid. Oodake! Teemant ka. Saab mulle külmavärinad peale. Kargamil pole näha, aga see ei tähenda, et teda siin poleks. Olge ettevaatlikud, mu smurfikesed. Ma vihkan pimedaid puuronte. Appike! Niimoodi, Smurfid. Nüüd saan ma teid kätte ja teie toidu ka. Kargamil, sa teed suure vea. See teemant ei kannata isekust. Ma pole loll, Papa Smurf. Sa tahtid lihtsalt endale. Aga nüüd on see minu ja teie ka. Mis nüüd? Mis toimub? Sinu ahnus on sinu hukatus. Mul on nii külm. Smurfime siit minekut. Lähme! Papa Smurf! Palun murra see nõidus ära. See on võimatu. Aga ära muretse, Kargamil. Kui päike teemanti puudutab, muutub kõik jälle endiseks. Hakkab vist sadama. Sadama? Sadama. Õud on läbi. Hurraa! Oi, Papa Smurf! Sinnani võib mitu päeva minna, kuni päike uuesti välja tuleb. Näha, kas pole smurfiline? See on riskantne, Smurfina. Äkki oleks parem, kui sa... Ei, kõik on korras.